Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas teha päris mobiilirakendust veebikeskkonnas App Inventor. App Inventor on MIT loodud veebikeskkond, kus saab visuaalses programmeerimiskeeles tükke kokku lohistades teha päris rakendusi Androidi nutiseadmele. Teemegi esimese näitena sellise nutirakenduse, kus nuppu vajutates kuvatatakse ekraanile tekst. Näitan ka siin näidet, et mul on siis selline nutirakendus, selle saab panna nii mobiili kui ka tahvelarvutisse. Ja siin on siis tekst, küsi küsimus ja vajuta nuppu ning nupp ennusta. Näiteks ma küsin, et kas see tuleb hea video, klõpsan siia, ära sellele looda. Küll aga see tekst on siin eriline selle poolest, et rakendus ise siis nupu vajutusel valib suvaliselt, millist teksti näidata. Et kui me siin klõpsame, siis on näha, et tulevad erinevad tekstid. Mis siin ikka? Hakkame siis pihta. Selleks avame veebibrauseri. Lähme leheküljele appinventor.mit.edu. Ja siia lehekülje jõudes vajutame siis Create Apps. See siis viibki meid lehele, kus saame hakata tegema mobiilirakendusi. Küll aga selleks, et neid teha, tuleks sisse logida Google'i kontoga. Minul on see siis Tere, siin Tauno. Kui te olete sisse logimas, võtke linnukene ära siit, et jätaks meelde. Ja lubage siis ühekordselt. Ja klõpsan siit Start New Project. Paneme selle nimeks siis ennustamine. Ja okei. Olemegi siis sisse loginud App Inventori leheküljele ja meil avaneb siis selline vaade. Siin keskel on meil ekraan, kuhu saame siis tõsta erinevaid komponente, mis on mobiiliäpis vaja. Ja paremal pool saame siis neid komponente muuta. Meie äpis oli vaja siis ühte teksti, tuletan meelde siit, ühte tekstikasti ja ühte nuppu ning hiljem muudame siis tausta ära. Kõigepealt siis lisame siia ühe teksti. Teksti lisamiseks on siis siin selline asi nagu label. Et lohistan siit sellisel komponendi nagu label ekraanile. Ja teisena on meil vaja nuppu ja nupu lohistan ka siit ekraanile. On näha, et need komponendid siis tulid siia screen 1 ehk ekraanile, label 1 ehk siis see meil tekst ja button 1 ehk siis meil see nupp. Neid saab vahetada klõpsates või ka siit klõpsates. Paneme siis selleks tekstiks siia küsi küsimus ja vajuta nuppu. Selleks klõpsame sellel tekstil, vaatame, et see oleks valitud ja kerime siit paremast servast kõige alla, kus on tekst. Kirjutame siia küsi küsimus ja vajuta nuppu. Ja kui me nüüd siia ekraanile klõpsame, näeme, et see tekst on selliseks muutunud. Nupu tekstiks paneme siis ennusta. Klõpsame samamoodi nupul. Ja paremalt leiame teksti koha ja kirjutame siia ennusta. Ning ongi meil nüüd olemas nii tekstikast kui ka nupp. Me praegu kujundust ei tee, aga programmeerime siis nii, et nupu vajutusel tekiks siia siis suvaline tekst. Selleks siis tuleb teil siit ülevalt paremalt nurgast leida selline nupp nagu blocks. Et kui meil praegu oli disaineri vaade, kus me saame lisada komponente ja muuta selle äpi välimust, siis nüüd lähme bloksi, kus me saame siis seda programmeerida. Enne veel, kui programmeerima hakkame, teeme siis nii, et klõpsame selle tekstile ja on näha, et tekst ise asub siin, aga selle komponendi nimi on label 1. Vajutan rename ja panen selle nimeks tekstisilt 1. Okei. Ja nupule panen siis nupu nimeks nupp 1. See on siis selleks, et me hiljem programmeerimisel leiaksime need ilusti ülesse. Aga hakkame siis programmeerima. Klõpsame blocks. Ja siit leiame sellise ekraani osa, kuhu me saame programmi siis teha. Ja siit vasakult leiame erinevaid komponente, mida me saame siis programmeerimisel kasutada. Otsime siit üles selle nupu.
ja võtame siit nupu alt sellise tüki nagu when nupp 1.click ehk kui seda nuppu klõpsatakse, do, ja mis nüüd siis saab? Teeme siis nii, et see tekstisildi tekst muutub. Klõpsame siin tekstisilt 1, otsime siit sellise teksti nagu set tekstisilt 1.text2. Nüüd me saame siis muuta selle tekstisildi teksti. Ja milleks me muudame? Muudame siis suvaliseks etteantud tekstiks. Selleks kasutame siit helesiniseid tükke, mis on siis listi ehk nimekirja tegemiseks. Valime siit tüki pick a random item, et vali suvaline element. Võtame siit listi alt siis ka sellise tüki nagu make a list. Ja selle tüki abil saame siis teha nimekirja variantidest, mida see äpp võiks öelda. Nüüd meil on valikus siis tekstid ja selleks võtame siit teksti alt uue tühja ning kirjutame siia esimeseks valikuks jah, kindlasti. Teiseks valikuks, mis võib juhtuda, paneme näiteks jah, kahtlemata. Nüüd, kuidas siia saab juurde neid valikuid? Selleks klõpsame siia tumesinisele nupule ja lohistame siit juurde neid itemeid. On näha, et kui ma lohistan siia ette, siis tekib siia ette üks juurde, kui lõppu, siis lõppu. Ja lahti saab sellest uuesti siia klõpsates. Nii, paneme äkki 2 varianti veel juurde. Paneme variandi küsi hiljem uuesti. Ja viimaseks variandiks paneme siis ära sellele looda. Vihjeks võin öelda nii palju, et kui me seda nuppu vajutame, siis valitakse suvaliselt üks neist, aga kuna me näeme, et positiivseid vastuseid on rohkem, siis neid peaks tulema rohkem arv kordi. Sellega on meie äpp valmis ja proovime, kas töötab ka. Nüüd proovimiseks on erinevaid võimalusi. Mina kasutan sellist võimalust, et salvestan selle arvutisse, käivitan arvutis, aga video all on link, kust saate siis vaadata veel erinevaid võimalusi, kuidas seda siis arvutis katsetada või kuidas seda ka siis mobiiltelefoni saada. Arvutis saamiseks ma vajutan build ja save APK to my computer. APK on siis selline kokkupakitud fail, mille saab ka näiteks Google Play'sse panna. Nii, salvestan selle siis praegu töölauale ja proovin käivitada sellise programmiga nagu ArcWelder. Tuleta meelde, et selle juhend on siis ka olemas seal all olevas lingis. ArcWelderis vajutan siis add your APK, ennustamine ja siis test. Selline meil siis see esimene prooviäpp on. Küsime nüüd siis, kas see video on meil abiks? Küsi hiljem uuesti. Okei, aga ma küsin siis nii, et kas see äpp töötab? Jah, kahtlemata. Nii et on näha, et siia nupul vajutades tulevad kõik need erinevad versioonid. Teie võite lisada sinna veel erinevaid variante, täpselt nii nagu süda lustib. Nüüd proovime seda ka kujundada. Et kujundamiseks siis läheme tagasi disaineri vaatesse ja teeme siis kõigepealt nii, et kõik asjad oleks keskel. Selleks klõpsun screen 1 peal ja valin siit align horizontaliks ehk siis horisontaalselt keskel ja samamoodi align vertikaalselt keskel. On näha, et nüüd alati need asjad on siin keskel. Lisaks muudan ma siis ka taustapildi ära. Taustapilt on mul nüüd olemas ja taustapildi sobib siis suvaline pilt, mis meil olemas on. Minul on siis selline must ring nagu piljardikuul. Siis selleks samamoodi ekraanist leiate siit paremalt üles sellise koha nagu background image, valin siit upload image ja siit valin faili, choose file ja minul on siis töölauale salvestatud pilt 8:30. Okei. Nii, taust on olemas. On näha, et see tekst natukene kipub siia peale minema. Samamoodi saame siis selle teksti laiust muuta. Ma panen nii, et oleks 30% tervest ekraanist, umbes siis kolmandik. Otsin siit paremalt ülesse laius ja panen siia protsendiks 30. Okei. Nad hetkel küll on üksteise all, aga tegelikult päris äpis nad
paigutuvad nii, et kogu tekst mahuks ära. Lisaks on siin esimesel lehel ka screen 1, muudan ka selle ära, samamoodi screen 1 kerite siia alla ja ma panen selle nimeks siis ennustaja. Salvestan ja proovin, kas töötab. Samamoodi build, APK. Salvestan siis seekord teise nimega, panen ennustamine 2 ja salvesta. Avan siis selle faili uuesti. Vajutan test. Eemaldame eelmise siit programmist. Ja selline see siis on. On näha, et kujundus on parem. Siin üleval on nüüd ennustaja. Ja nupa vajutades tulevad vastused. Kui me tahame ka selle teksti keskele panna, siis siin samamoodi programmis otsige ülesse tekstile klõpsates text alignment, ehk siis paneme selle ka keskele. Siis peaks olema kogu tekst keskel. Selle programmi põhjal saab teha erinevaid võimalusi. Näiteks kui te ei tea, mida hommikul süüa, pange sinna näiteks erinevad söögid ja äpp ise ütleb, mida te siis süüa saate. Või saab sinna ka panna õpetaja erinevate õpilaste nimed ja vaadata, kes siis tuleb tahvli ette. Sellega on esimene video läbi. Kohtume siis järgmises videos, kus me teeme esimese sellise suurema mobiilirakenduse. Edu!